Juba teist aastat panid 12 Tartu ja Jõgevamaa loodus- ja külastuskeskust seljad kokku ning viisid suve jooksul läbi ühise külastusmängu H2O. 29. septembril jagasid mängu osalejad auhindu tublimatele osavõtjatele. H2O külastusmäng on põnev seiklusmäng nii peredele kui sõpradele. Ja oleme selle loonud siis Tartu ja Jõgevamaale, kuna siin on tõeliselt suur väärtus, nagu meil on loodus- ja teaduskeskused. Ja 12 loodus- ja teaduskeskust on siis ühinenud selle mängu alla. Asutusi endid on tegelikult 14, sest näiteks Tartu Ülikooli muuseum hõlmab endal 3 asutust. Nii et nemad tahtsid ka selle mänguga kogu terve süsteemiga liituda, nii et selles suhtes oli see suur rõõm meie poolt. Sellel aastal toimus mäng teist korda ja suur rõõm on see, et mängijaid oli rohkem võrreldes eelmise aastaga ja keskused jäid ka rahule. Me aitame tutvustada neid väikseid loodus- ja teaduskeskusi, mis muidu võib-olla jääksid märkamata, sest teavad kõik, aga kas Peipsi järve elutoas on kõik käinud? Mängu käigus peavad osalejad külastama erinevaid keskusi ja vastama küsimustele. Kõikide küsimuste vastused leiab koha pealt. Mängu kõige põnevamaks osaks ongi uued ja huvitavad teadmised. Ma ei teagi, mulle meeldis ka Järve muuseum, seal oli see kõige lahedam, seal oli 56-kilone säga. Ma sain praegu siin selle teada, et tonn vett ja tonn udusulgi on sama palju. Praegu siin selle teada. Ma eriti ei mäleta, see oli siin 3 kuud tagasi, sest see oli lõbus ja kõigile meeldis ja lisaks said väiksemad kodus magada ja me ei pidanud lärmi kuulama. Et Muumias on 0% vett seda. Kindlasti ja keskus oli üks väga tore koht ja Elistvere loomapark mulle meeldis ka, seal olid loomad. Hästi, mulle meeldis. Mul esimene kord, kus ma käisin, oli jää ja keskus, siis Tanel Padar esines siin. Ma sain Tanel Padariga pilti ka teha. Aga viimane koht oli Luua Arboretum. Seal oli üks kass, kes oli nagu teejuhataja. Mulle meeldis Elistvere loomapark, sest seal olid loomad ägedad. Sest minu vanemad just mõtlesid ka, et võib-olla võidab auhinna, et sellepärast hakkasime mängima, aga siis me võitsingi Vudila perepääsma ja ühe juustu ja tomatimahla. H2O külastusmäng tuleb kindlasti ka järgmisel aastal. Seepärast tasub ennast infoga kursis hoida. Selleks, et mängus osaleda, tuleb siis minna ühte nendest keskustest. Keskusest saab osta siis sellise mänguvihiku. Sellel aastal oli mänguteemaks vesi. Järgmise aasta teemat me veel ei tea, aga selle me koos keskustega nagu mõtleme välja. Ja järgmine aasta see mäng toimub kindlasti, nii et kogu suve saab jälle põnevalt Tartu ja Jõgevamaad avastada. Aga põhiline mänguinfo, mis meil kogu aeg üleval on meie koduleht www.kulastusmang.ee ja mängu enda Facebooki leht H2O külastusmäng. Et siis seal me kajastame jooksvalt seda infot.